No nii, et ma teen siis otsa lahti, et need teemad, mis ma siin räägin, tegelikult konkreetseid teemasid välja ei paku. Ma räägin sellist üldisemat temaatikat, mis teemadel lõputöid olen võimaline välja pakkuma, aga tegelikult kui kellelgi on huvi millegi muu vastu, siis võib julgelt ühendust võtta ja saab alati kokkuleppel tudengiga leida sobiva teema, et see siin on ainult üks selline hetke 5 minuti valik. Et nagu see slaid ütleb, siis tegemist on foremostiga, see on üks instrument, mis läheb sellele teleskoobile, mis seal ekraani all vasakus nurgas on. Ja tegemist on siis sellise 4-meetrise teleskoobiga, kuhu siis ehitatakse hetkel spektrograafi, mis on võimeline mõõtma 2500 spektrit korraga ja vaatlusprogrammide mõttes ta vaatleb kõiki objekte, galaktikaid, tähti, vasareid ja eesmärk teaduslikult ongi siis teha meie enda linnudes sellist arheoloogilisi väljakaevamisi, ehk siis mõista, kuidas see linnutee tekkis, mõista röntgenparvi, üldse röntgenobjekte, kõrgenergia füüsika, mida siis praegu EROSITA on üks satelliit, mis mõõdab röntgenobjekte ja samamoodi teha kosmoloogiat ja galaktikate evolutsiooni, mis on nii suure skaalaga kui ka selle suure skaala ja galaktikate vahelise mõjuga seotud. Ja alles eile, et kui see pilt siin on selline kunstniku või selline kavand, milline see teleskoop välja näeb, siis eile saadeti see Formosti listi reaalne pilt sellest Formosti spektrograafist, mitte spektrograafist, nendest fiibritest, et siin on 2500 fiibrit, mida saab siis igaühte natukene liigutada ja testiks, et fiibrid liiguvad, siis nad liigutati sellisesse konfiguratsiooni, mis näitab, et ta läheb selle 4-meetrise Formosti teleskoobi või instrumendi külge. Hetkel küll andmeid ei ole, et andmed tulevad alles 2 aasta pärast, aga mis hetkel olemas on? Hetkel on olemas simulatsioonid, et on olemas simuleeritud andmed, seal on väga palju sellist materjali, ka lõputöö materjali ja see aspekt, millega mina olen kokku puutunud, on selle vaatlusprogrammi ettevalmistamine või siis võimalikult efektiivse vaatlusprogrammi koostamine. Ja siin kohapeal on neid aspekte, mida saaks uurida väga palju, ka bakatöö tasemel. Ja näiteks üks küsimus on selles, et teatud tähefüüsikuid huvitab muutlikkus, et kui üht tähti vaadeldakse mitu korda, siis saab teada, millised tähed on muutlikud, millised mitte. Aga et milline on see kõige mõistlikum vaatlusstrateegia muutlike tähtede uurimiseks ja et milline siis on mõju teistele nendele vaatlusprogrammidele või kui muutlikkuse uurimist maksimiseerida. Seal on neid teisi ülesandeid veelgi. Aga räägime natuke ka sellest, millega siin see kosmoloogia osakond Tartu observatooriumis tegeleb, see on siis suureskaalaline struktuur, et see siin on väljavõte Sloani andmetest, siin on näha siis galaktikate filamendid, ahelad, tühikud, parved, superparved, igasugused struktuurid ja see on hetkel kõige suurem või üks suuremaid selliseid galaktikate taeva ülevaateid. Aga Formostiga asi muutub. Et kui võtame nüüd selle järgmise pildi, et siis siin see esimene slaid, mustade täppidega on toodud simulatsiooni andmed, mis näitab tegelikult, milline see struktuur on ja siin need rohelised ja punased täpid on siis kõik need objektid, mis siin eelmisel slaidil on näha, et mis on vaadeldud sellest Sloani poolt. Ja tegelikult on näha, et kui võtta selline piisavalt väike ala, siis tegelikult Sloan ainult vaatleb selliseid üksikuid objekte, aga et siin on nüüd 2 sellist teist vaatlusprogrammi, üks on DESI, Bright Galaxy Survey, mis siis hetkel alustas, et mis siis vaatab juba natukene rohkem objekte ja siis on see Foremosti Waves Survey, mis juba vaatleb väga palju rohkem objekte. Et seetõttu siit võib teha oma sellise järelduse, et kui palju siis tegelikult seda teadust on võimalik teha rohkem selle Wavesi andmete põhjal, ehk siis Foremosti andmetega võrreldes sellega, mis hetkel Sloaniga on meil kättesaadav. Ehk siis kui see tundub väga palju, siis see on alles vähe, et Foremostilt tuleb suurusjärk või isegi mitmeid suurusjärke rohkem andmeid, millega siis saab palju detailsemalt seda galaktikate struktuuri ja siis galaktikate ja struktuuri vahelisi seoseid uurida.
Ja lõpetuseks Rain palus mul mainida ka ühte lõputööd, mida on tema mis on tema poolt välja pakutud, et siis galaktikate puhul me näeme ainult tema pilti. Siin on üks Andromedast mõõdetud pilt, aga see, mis jääb arusaamatuks või mida ei ole pildilt võimalik näha, on siis selle galaktika tegelik kolmemõõtmeline struktuur. Ja ka selleks on erinevaid meetodeid, kuidas seda struktuuri hinnata. Ja üks võimalus siis on teha kasutada dekonvolutsiooni, millega saab siis ka taastada galaktika tegeliku kolmemõõtmelise struktuuri. Ja see oleks üks selline ka lõputöö võimalus.